Te kuulate podcasti Õendus nähtavaks, kus me räägime Eesti õenduse teemadel. Saatejuhid on Aleksei Gaidajenko ja Kristi Puusepp. Tere! Täna on meil eriline võimalus kohtuda inimesega, kellel on Eesti tervishoiusüsteemis ulatub kaugele igapäevast tööst. Meie külaliseks on Ragnar Vaiknemets, Terviseameti peadirektori asetäitja. Tere! Tere! Ragnar on olnud keskne tegelane nii süsteemsete muutuste juhtimisel kui ka terviseriskide lahendamisel. Ja täna räägime temaga Terviseameti rollist, õenduse nähtavusest, koostööst, tulevikust ning sellest, kuidas noor tervishoiutöötaja saab olla muutuste kujundaja. Aga alustame isiklikumalt niimoodi. Ragnar, räägi meile, kuidas teie tervishoidu ja Terviseametisse jõudis? No, ma alustan siis iseendast, et ilusad sõna, mis on mulle üldse aitäh, et ma ennast nii tähtsaks ei pea, aga minu missioon, kuidas ma ennast defineerin, on ennekõike see, et ma teenin ühiskonda. See kõlab küll hästi klišeelikult, aga juba varakult ma sain aru, et ma säran kõige rohkem, ma saan panustada nagu inimestesse, olgu see üksiktasemel või ka laiemalt. Ma arvan, et see mul kaasa antab minu perest, et mu ema on pikaajaline vetelpääste direktor olnud 25 aastat, on ka haridust apteeker ja kogukonnas hästi tegevanud, esmaabi õpetanud, kohalikus poliitikas osalenud. Ja mu isa oli siis politsei uurimisjaoskonna ülem ka. Et see avalik teenistus või avaliku sektori vaade või inimeste aitamine on mulle juba pere keskkonnas kaasa antud. Ja sellepärast ma jällegi kunagi mõelnud, et kuidas raha teenida või et midagi muud sellist enam-vähem. Et selline toetamine, aitamine, avitamine on alati minus nagu olemas olnud. Ja see mingi hetk kulmineerus nagu läbi erinevate töökogemuste ja läbi erinevad haridusteekonna. Minu võib-olla selline professionaalsem selline ühiskonna teenimise, siis inimeste aitamise teekond sai alguse tegelikult hoopis kaitseväest. Et pärast ajateenistust ma läksin mitme relvavennaga otse Scouts-pataljoni, mis on siis kaitseväes üks üksus, kiirreageerimisüksus. Ja mingi hetk ma pidin siis minema seal suhteliselt varsti Afgaani edasi ja missioonile. Ja siis üks meditsiiniohvitser leidis mu, ta nägi minus midagi ja käis mulle nagu pidevalt peale, et sa pead TTK-sse kandideerima. Sinus on rohkem midagi kui lihtsalt parameedik ja sa ei pea sinna põllu peale minema, et mine ikka TTK-sse. Mina kes ma pigem olin alati alla keskmise hinnete koju tooja, ei pidanud ennast väga targalt, mõtlesin, et kõrgharidus, meditsiin, ei see mulle küll ei ole, et ma kukun läbi. Ja siis ta käis ikka pinda mulle, siis ma tulin siia majja ja ma mõtlesin, et hea küll, ma siis kandideerin tema nimel. Tegelikult ma ise ka lootsin ikka, et äkki saab. Ja minu suureks üllatuseks ma saingi. Ma olin isegi järjekorras vist teine ja see lõi mind ennast pahviks ja see tekitas minus hästi palju segaseid tundeid, et kas tõesti see teekond minule võiks olla hoopis teissugune. Ja siis kui ma tegin selle otsuse ära, mis oli natuke raske, sest et ma jätsin oma need relvavennad nii-öelda üksi, aga tagasi vaatas ma ei kahetse seda, et see oli õige otsus. Muidugi keskkonnavahetus oli väga-väga suur, et kaitseväes 90% meessoost, siin pigem naissoost, et see oli minu jaoks väga selline. Ma täpsustan ikkagi meie kuulajatele, et Ragnar, sa oled Tallinna Tervishoiukõrgkooli vilistlane. Tallinna Tervishoiukõrgkooli. Täpselt, et TTK on ikkagi mõistetab ka kahte moodi. Okay. Minu jaoks mul on rinnas siin ka vilistlase. Kahjuks nad ei näe, aga meie näeme jah, et sa oled. Ja minu jaoks on ainult üks, et. Ja kandideerisid õppekavale. Kandideerisin õppekavale ja sain sisse ja ma arvan, et õendus on alati minu üheks nurgakiviks hoolimata teistest haridustest või teistest teekondadest. Aga jah, pärast seda ma asusin tööle kiirabis, et nii abiõena juba ja siis juba õena ja kiirabis saigi alguse võib-olla selline meditsiinialane rohkem töö minu jaoks. Ja siis kuidagi avastasin, et mul väga nautisin seda, mul väga meeldib adrenaliin ja väga sellised ootamatud olukorrad, ma kuidagi lähen selle rahulikumaks ja mul hakkab igav, kui on midagi teha pole väga. Ja siis, aga mingi hetk ikkagi see hakkas, kuidas mul ei ole paremat sõna öelda kui monotoonseks. Samad kutsed, samad kroonilised patsiendid, teised näod, aga samad probleemid.
ja neid nagu päris erakorralisi patsiente oli ikka kaunis vähe, mille nimel siis kõik kiirabis nagu justkui töötavad. No väga paljud ütlevad, et see tekitabki niimoodi läbipõlemist ja kõik, et kuidas sul nagu sellega? Jah, mul see oli ka nagu võib-olla see monotoonsus nagu muutus üksluiseks, aga tõepoolest ühe korra põlesin natuke läbi, aga see on minu enda selline töönarkomaania varjukülg, et mulle meeldib, kui kalender on see täis, aga ma unustan ära, et mul on ka piirid. Et ühe korra jah, tõesti, mis ma ise olen rääkinud erinevatel kohtades, et see empaatia kaob ära vahepeal, et mingi hetk kadus see empaatia nagu meditsiinitöötajana ära, mis ei tohiks kaduda, et see on nagu selline väga tugev ohumärk, et kui sa enam ei hooli nagu patsiendi käekäigust, sellest võtad seda kui tööd, eks ole. Masinavärk, avastad mingi hetkel 2 öösel, et mis sa tahad, et mis su probleem on, vaata. Et siis on see koht, kus tuleb ikka võtta puhkus või korraks nagu eemale minna. Ja tarkus on see ära tunde, just on, sa oskad märgata. Noore inimesena on raske seda ära tunde ja meditsiin on ka nagu selline mõnes mõttes natuke polariseeritud valdkond, et on selline natuke vana koolkond, kes nagu, kui sa alla 1,5 osakormas töötad, siis sa nagu päris meedik ei olegi, see on nagu hobi sinu jaoks, aga tegelikult see normaalne ei ole. Ja eks ma siis olin seal keskmes vana kaitseväelasena ka, et tuleb tööd teha, siis tegid väga palju ületööd ja siis nagu sealt see läbipõlvene tuleb ka ja lõpuks avastad, et tegelikult sa empaatia võime kaob. Aga minust tekkis ka uudishimu. Et uudishimu selles mõttes, et aga miks siis ikkagi on nii, et aastaid töötad ja sa ei näe nagu muutust. Justkui nagu samad patsiendid, samad mured. Ja sealt ma hakkas tärkama huvise rahvatervise vastu, et kuidas siis nagu mõjutada laiemat üldsust, kuidas mõjutada nagu inimesi nagu pikaajalisemalt. Et ühtepidi on väga tähendusrikas nagu see üksik indiviidi või inimese nagu aitamine nüüd ja praegu ja näha see, et sa tegid midagi ära. See on väga nagu selline meeli köitev või väga selline palju andev sinule endale ka. Aga jah, see statistikat vaatad siis nagu ei näe need nagu muutusi ja see hakkas mind huvitama. Ja siis ma läksin Tartu Ülikooli rahvatervise magistrisse ja sain siis täiendust seal epidemioloogia valdkonnas ja sealt tärkas mul siis sügavam huvi selle vastu. Vahepeal ma jõudsin küll ikkagi tagasi minna kaitseväkke ja tegin ühe missiooni ikkagi ära ja töötasin seal siis meditsiini väljaõppes ohvitserina aga pärast seda missiooni ma sain aru, et päris nagu laiguline maailm ei sobi mulle. Et sa oled seal ikkagi enne kõike sõdur kui nagu meedik. Et sa enne tulistad ja siis aitad. Ja ma tundsin, ma olen rohkem humanitaari peale kaldu. Ma täiesti mõistan, miks see nii peab olema. Ja ma ei mõista seda hukka, sest minu isiklikult ei sobinud see lõpuks nagu enam. Kuidagi see täiskasvanuks saamisel lähevad asjad nagu selgemaks. Ja siis mul tekkis selline frustratsiooni periood ja mu abikaasa nagu, kes on ka muidugi tervisetöötaja, ka õppinud siin ämmaemand ja 2 õenduse erialas veel täiendanud ennast vaimse tervise ja siis ka intensiivravis. Ta on hästi suur tugi samas mulle, et kogu selle perioodi jooksul on, et see oma inimesed tuleb ikka hoida ja seda me oleme üksteisega teinud, et alati innustame üksteise nagu rohkemaks tegema. Ühesõnaga, ta leidis mulle töö. Leidis mulle kuulutuse Sotsiaalministeeriumis strateegilisel tasemel siis mõjutada kiirabi valdkonda ja valmistada tervishoidu ette hädaolukordadeks. Ja see kuidagi sobis mulle väga hästi. Kandideerisin, sain, mitte midagi teadnud. Mina arvasin, et avalik sektoris töötad ainult sellised hallid, jalga kõigutavad ametnikud, kuilikud, vanad, ei tea midagi. Mina noore praktikuna magistrikraadiga tulen ja hakkan rääkima. No minu üllatuseks see ei ole nii. Et tegelikult see on äge üllatus. Et seal olid noored, kõik vanusgrupid, täiesti eksperdid, kasvavad eksperdid, väga innovaatilised, süda jumala õiges kohas, ei pea midagi nad kuidagi rahaga seal mõjutama, et nad oma tööd teeks nagu hingega juures ja mõistavad oma vastutust, et lihtsalt see bürokraatiamasin on suur, eks ole, aga inimesed sees on tegelikult ägedad ja tahavad mõjutada. Ja see innustas mind veelgi rohkem. Ja lõpuks vastates su küsimusele pika eellooga on see, et Terviseametis on sattunud hästi juhuslikult. Et ma olin 1,5 aastat Sotsiaalministeeriumis töötanud, algas COVID 2020 ja mind lähetati Terviseametisse ja Sotsiaalministeerium tappi sinna. Ja siis üsna pea avastasin, et avastasin staabijuhi koha pealt. Et mulle pakuti, et tulen nüüd juhtima. Ma pole kunagi seda asja teinud. Ma algul põiklesin hästi vastu. Ei olnud esimene, kes kätt tõstis, aga lõpuks kohustunne nagu sai võitu minust ja ma ütlesin jah. Ja siis
nagu ikka, annad sõrme, siis võetakse kõik. 2+ aastat juhtisin seda staapi. Olin osakonna juhataja ja nüüd siis haldusala juht ja direktori asetäitjana. See on see lugu, kuidas ma nüüd sattusin. Okei, väga põnev, sellepärast kui meil tekkis mõte intervjueerida ja kutsuda saatesse inimesi, kes mõjutavad Eesti tervishoidu, aga kes on siis selle kooli vilistlased, siis meil siin oli Tervisekassa, meil oli siin Sotsiaalministeerium, meil oli siin ka Õdede Liidu president ja asepresident ehk kutseala esindajad. Ja siis ma mõtlesin, no kindlasti tuleb ka Terviseamet, sellepärast see ongi see kolmik, et see on baas, mille peale nagu püsib meie Eesti tervishoid ja kindlasti kohe sina nagu tulid ette, et sellepärast, et tõesti, et mina ütlen, et mina olin sellel ajal ka haigla poole pealt ja vaatasin, kuidas siis riigis toimub see COVID-i kriisi juhtimine, siis tõesti mul oli sisemiselt nii hea meel, et meie õed saame alati hakkama, vahet ei ole millise kriisiga. Nii see on, aga räägin võib-olla natukene lähemalt, et COVID-i kriis, mida ta õpetas sulle? Mulle isiklikult õpetas, kuna ma olen väga süsteemne inimene, ma ei oska isegi pesumasinat või kodus mingit muid seadmed osta ilma, et ma teeks suure kodutöö ära. Mis on see parim, mis on see kasutegurid, nii edasi. Emotsionaalsed ostud ei ole nagu sinu... Üldiselt mitte. Ma tunnen ennast halvasti, kui ma teen emotsionaalse ostu. Kui see just ei ole mootorratas, see on mu kirg. Aga tegelikult ma teen seal kogu kodu. Ma tahtsin öelda, et mehed tavaliselt ostavad emotsionaalselt autos. No ikkagi, mis need pesumasinad, olgu nendega? Mul on mootorrattad, okay. Aga isegi seal ma teen kodutööd. Ühesõnaga see teenib mind tööl ka väga hästi, et ma teen andmepõhiseid otsuseid, ma kaalutlen, ma ei tee kohe nagu niimoodi, vaid ma ikka nagu mõtlen, küsin teiste arvamusi ja siis langetan nii hea otsuse nii palju andmete pealt kui võimalik. Aga kriis ei luba seda teha. Kriis paneb sulle ajafaktori paika ja nõuab otsust, sest otsus on edasiviiv jõud, isegi kui see on halb otsus. Sel hetkel sa ei pruugi teada lihtsalt ja see õpetas mulle vähese informatsiooni pealt tegema võimalikult parimad otsuseid. Ehk siis kui enne ma vajasin ikka nagu otsisin neid andmepunkte taga, et aga äkki see, mul on vaja seda infot juurde nii edasi. Siis sel hetkel oli võib-olla sul 10 minutit, sa said mingi ülevaate, mõtled okei, see on järgmine samm, see ei pidanudki võib-olla lõppeesmärke nagu nägema, aga sa pidid järgmist sammu nägema, mis on sealt ja said korrektuure teha. Ja ma sain aru ka, et eksimine on okei. Et sa ise, kui sa tegid otsuse ja see otsus viis siin liiva, siis sealt on võimalik tagasi minna ja sellest ei kuku maailm kokku. Et ära karda otsused teha, sa pead tegema, sest et see viib edasi. Et kõige hullem, mis juht saab teha on see, et jätab otsustamatuseni, et ta nagu ei võta ja ei tee ja see maksab kätte lihtsalt. Tõmbab motivatsioon jälle meeskonnal, sellises kriisis kindlasti ühiskonna nördimus, usk sellesse ametiasutusse riiki, kõik see mureneb, eks ole. Aga kindlasti see surve, ühiskonna surve kindlasti avaldas ka mõju, ma usun, et sellepärast, et see oli maailmakriis, see oli tervishoiukriis. Ja meie väikses riigis, meie niinimetatud piiratud ressursside juures me saime minu meelest suurepäraselt hakkama. Et see on tagant järgi nagu hästi rääkida. Aga põhimõtteliselt ma usun, et see olid magamata ööd ja magamata päevad ja kindlasti see on suur väljakutse, mida sinu juhtimisel on terve meeskond. Ja absoluutselt, kindlasti see oli lihtsalt puhast isiklik vaade, aga tegelikult minu taga oli meeletu meeskond, kõik haiglad, kiirabi, kõike tuli koordineerida, nad ise koordineerisid ennast ka, me lõime uued struktuurid, et väga palju tehti ära väga lühikese aja tagant. Kui oleks Arkadi Popovid olnud, siis me ei oleks kaugeltki nii hästi toime tulnud, et ühesõnaga see on suur meeskonna üritus, rääkimata kõikidest tervishoiutöötajatest, kes pingutasid ninast vere välja, et COVID-i osakonnad saaks mehitatud, patsiendid saaksid vajalikku ravi ja elus saaksid päästetud, et see oli ikka nagu suur ühispingutus ja tegelikult ka tavainimese poolt, et ta püsiks kodus ja järgiks neid nõuandeid, mida me sel hetkel teadsime selle info pealt, mida
oli kõige targem teadmine sel hetkel. Tagasi vaatades muidugi, oleme kõik targad. Väga õige. Sa andsid hea hinna, ma ise ütleks 3+. Saime nagu läbi, et palju õppikohti. Ma arvan, et kui ma ise ka olin nagu haiglas ja ma nägin seda, kuidas haiglas toimus see protsess ja tegelikult selle kriisi käigus me praktiliselt ju ei lõpetanud plaanilist tööd, et väiksem mingi 1 kuu jooksul vähendasime seda plaanilise töö mahtu, aga põhimõtteliselt elu nagu jätkus edasi. Haigla poolest mul isegi ma ütlen, et see on 5+, ilma naljata, aga ma pigem vaatasin Terviseameti poole, et ise endale. Aga võttes jah, selles mõttes kokku selle meeskonna vaate, et sul üks küsimus või soov oli ka aru saada, mis selline meeldivamad hetked või sellised enam-vähem, et kui rääkida korraks sellest, et võib-olla seda isiklikus vaates võtab hästi üks poolnaljakas lugu, et mis mul endale nüüd toob muige näole, et see oli 2020 aasta sügisel, juba mingi talve poole vist olid sügistormid oli möllamas ja siis kui kevade alguses vaata oli see pigem hirm teadmatus ja maskide puudumine, et aga patsient ei olnud nii palju, et kuidagi tervisesüsteemi nagu kannataks väga tegelikult patsienti oli vähe. 150 patsienti midagi. Aga juba talve poole oli ikkagi meeletult tegelikult ja seal hakkas see kuumenemine päriselt pihta. Aga ma mäletan seda hetke, sügistorm, istun kell 6 hommikul, tõusin üles, joon kohvi, vaatan terrassile poole oma majas ja näen, kuidas siis kasvuhoone katus minema lendab selle tuulega. Ja vaatan seda tuimalt pealt, joon kohvi edasi ja siis istun autos, lähen tööle. Et see nagu võttis kokku see, et sa lihtsalt oli nii keskendunud sellesse tööle, sul oli ammu magamata tööd olid juba nii kaugel, et see nagu väga vähe kõigutas sind enam-vähem. Ja kindlasti meeldivad muige näola toovad asjad olid ka, kui Arkadit juba mainisin, Arkadi ja Martin Kadaiga istusime suure laua taga, sõime suurest kausist komme, sest oli magamatuks energiavajadus. Võtsime kõik kilosi juurde, mina võtsin 12 kilo juurde ja siis nali on selles, et mul oli vaja 3 korda vähemalt osta selle kevade jooksul uusi ülikondasi, mida siis meedias kanda, sest et mul ei mahtunud selga enam. Aga kui sa ise paned kinni kõik poed, siis sa ei pääse nagu ligi nendele ülikondadele. See oli selline kaunis keerukas probleem, mida see kõige muu kõrvalt pidi nagu isiklikult ära tegelema. Aga muidugi oli ka selliseid hetki, kus nagu, oli kurb nagu, et sa nägid oma meeskonna liikmeid läbi põlemas, murdumas otse sinu silma all. Ja see teeb siiamaani natuke liiga, et ei saa nii palju aidata. Et see energia läks igale poole, oleks pidanud meeskonnale rohkem minema. Ja me töötasime küll välja hiljem, ma hästi palju rõhku panin ka vaimsele tervisele, et töötasime välja ka vaimse tervise tugipaketi, kus olid supervisioonid, ka psühholoogile pääsemised ja tugiisikud. Aga sellest hoolimata see intensiivsus oli väga-väga suur, et see inimeste läbipõlemine oli päris tõsine meil, väljumisi oli palju ja sellest hoolimata sa pidid ikkagi edasi rühkima, et kui kadus inimene ära, sa tahaksid aidata, aga töövast tegemist. Midagi teha ei ole, seda nimetatakse kriisi. Aga kuidas ise sellega toime tulid vaimse tervisega ja vastutus oli ju tohutu? Jah, et tead, kui sa mingi hetk, ma ütlesin kohe algus ära, et leidsid adrenaliini sealt? Põhimõtteliselt adrenaliini pealt panime, kõik panime, et see nagu toitis kogu aeg. Ja mingi hetk ma ütlesin ka oma meeskonnale, kui ma juba hakkan seostatud juttu ajama ja sa näete, et otsuse kvaliteet langeb alla, siis võtke natis kinni. Ühe korra see tehti ka, nii et tuleb oma meeskonnale öelda enda piiride võimekused ka võimalik vara ette ära ja siis see usaldus peab olema, et nad julgeksid sulle öelda ka seda, et on mind korral kutsutud küll ja see on okei, et seda peakski tegema ka igapäevases tervishoius osakonnas niimoodi. Ja teine, mis oli ka selline negatiivne võib-olla see eripärasel COVIDil oli, ma alati ütleme, et kas see oli siis tervishoiukriis või see oli kommunikatsioonikriis. Et tegelikult oli ju kommunikatsioon hästi palju oli segadust ja sest et infot oli vähe, iga päev tuli uus info, siis oli see valeinfo teema ja et hästi segane oli see. Aga lihtsalt me käisime iga jumala päev, käisime ju kevadel pressikonverentsil või siis meediaga rääkimas. Et see on lõpus oli karistus. Et sa oled hea Eesti rahvas, 600 000 inimest kuulab seda ja siis küsitakse küsimus, mille sulle endale vastuseid ei ole. Tahaks ise ka teada. Et see oli ka üpris keeruline, et
aga siis tuli Arkadi, kes väheke naljatas ja oli nagu tõi rõõmu, et ta oli väga suur nurgakivi meil. Jah, see oli tõesti väljakutsete rohke aeg, aga mina ütlen, et me tõesti saime suurepäraselt hakkama sellega ja tegelikult lisaks endale õppis ka Eesti tervishoiukorralduse süsteem samuti nendest vigadest ja probleemidest, et alates sellest, et meil nakkuskliinikus ei olnud ju ka valmisoleku piisk nakkusse ja isolatsiooniks ja juhitaval hingamiseks see patsiendi raviks ja nii edasi, et aga praegu tänapäeval olukord on hoopis teistsugune. Ja absoluutselt, et kui me räägime kriisivõimekusest Eesti tervishoius ja ka Terviseameti vaatest, see ei ole võrreldus nagu ööpäev. Et see Terviseamet, mis 2020 sisenes kriis ja see Terviseamet, kes praegu on, see on hoopis teisel levelil ja seda me lihtsalt ei räägi kiidulaulule, vaid nagu ma võin faktidega tõestada, et meie enda kriisimeeskond, meie enda arusaamad, ka seaduse muudatuse, mis on tehtud ja loonud rohkem õigusi või rohkem nagu mingeid piiranguid, selgust, et need kõik on nagu läbi tehtud läbi päris kogemuste ja struktuurid, mis me oleme üles ehitanud, need on päris tules karastunud, näitavad, et see töötab ka haiglatega, ära testitud, ma olen mitu korda ümber teinud ka see kriis, et selline nagu võimalus ka nagu katsetada asju, kui töötan, siis kohe tegid muudatuse ja siis nagu nägid, et kas see töötab või ei tööta, nagu et väga suur samm on edasi astetud ja loomulikult ka haiglate ja kiirabide toimepidevuse vaatest, et kriis kui selline on ka nagu võimalus. Et kui ma mäletan hästi ministeeriumis, ma taotlesin raha näiteks mingi elektri toimepidevuseks haiglatele, siis öelda, et jaa, see on vajalik, aga näed, meil on praegu muud probleemid. Siis kriis, see avas ka paratamatult ikkagi rahakoti, et saadi aru, et tervishoius on elutähtsad teenused, mis ei tohi maha kukkuda ja see on oluline. Ja poliitikud kuulasid seda ja siis selle tõttu meil oli võimalik päris palju häid asju ära teha selle ajal ja siiamaani teeme, et neid asju ei tohi ka nagu raisku lasta neid hetki nagu. Jaa, mina olen täitsa, ma ütlen, kuna mina olen tervishoiu juhtimisega tegelenud üle 20 aasta, siis ma ütlen ausalt, et viimased 5 aastat, võib-olla natukene rohkem, on kriisiõppused toimuvad nii, et ühes haiglas teises koostöös erinevate tervishoiuteenuse osutajate, Päästeamet, PPA, et selles mõttes, et kõik püüavad läbi mängida kõiksugused võimalikud stsenaariumid, sellepärast tegelikult kriisiks, aga elu läheb edasi ja julgeoleku küsimused on tegelikult tänapäeval nagu tõusevad aina rohkem ja rohkem päevakorrale. Ehk see tähendab see, et me peame ka mõtlema läbi ka teistsuguste kriiside peale ja kuidas me tuleme toime nendega. Ja absoluutselt, et see julgeolekuolukord praegu tõesti maailmas on muutunud. Ma ei teaks ühtegi asutust Eesti riigis, nagu just riigisektoris, kes ei tegeleks sellega tõsiselt võetaval kujul. Sealhulgas meie enda sektoris, kõik haiglad, kõik kiirabid ja ka teised üksused tegelikult tegelevad sellega. Riik ka toetab seda näiteks, olgu need kriisiõppuste rahastamised või kriisikoolituste teemad, praegu on rekordarv nii eelarves meil olemas, aga ka lihtsalt osalejate vaatest. Aga tulles nagu sellelt suurelt geopoliitilist tasemelt üldse tagasi, mis see tähendab, ütleme, tavalise keskmise õe jaoks nagu osakonnas töötavale õele, siis tegelikult need aitavad tal iseseisvalt ka toime tulla igapäeva elu teemadega. Et kui haigla korraldab mingi kriisiõppuse või mingi osakond harjutab midagi läbi, ja see õde osaleb selles või arst siis, et ta saab ka sellise kogemuse, kuidas ootamatu olukorras toimetada ja see annab kindluse sulle, et võib-olla see järgmine kriis on hoopis teistsugune, aga sa tead, kuidas meeskond töötab, sa tead, oskad usaldada ise ennast ja see aitab nagu toime tulla selliste olukordadega, et hoolimata sellest, et selline stsenaarium on teistsugune, kui seal harjutasid, eks ole. Aga läheks nagu võib-olla suurema pildi peale Terviseamet. Et mis see Terviseameti roll on Eesti tervishoius? Terviseameti roll on seista Eesti rahva tervise eest ja püüda siis oma tegudega ja sõnadega suunata inimesi teadlikumate otsuste suunas, ja parema keskkonna heaolu nimel siis töötada.
Terviseamet on selline huvitav asutus, et me oleme nii-öelda poolnäljaga kokku klopsitud erinevad asutustest ühendasutuseni ja sellest tulenevalt me oleme pädevuskeskus erinevate teemadel, olgu see kemikaalohutus, keskkonnatervis, mürgistusteabekeskus, eks ole, meil on laborid ja meil on ka siis tervisekorralduse poole pealt ja ka toimepidevuse pool, selline kriisiks valmisolek. Ja meie alus selline on, tegelikult me oleme järelevalveasutus, et järelevalve on ikkagi see, mis meid defineerib tegelikult läbi kõikide nende teenuste. Ja meie roll on kindlasti selles mõttes nagu kasvas tendentsis, et mitte et lihtsalt kriiside vaatest, aga me oleme ise ka võtnud sellist tugeva suuna, et on teatud teemad, millega me paneme rohkem rõhku, nagu näiteks tervishoiu kvaliteet. See on küll laiali valguv selline termin, et mida siis see tähendab. Me tegeleme juba tervishoiu kvaliteediga, olgu see tegevusload, mis on aluskvaliteet, mis nõuded üldse peavad olema terviseteenuse osutajal, et seda teenust osutamaks, eks ole. Jättes neervukausi kõrvale, siis tegelikult selle nõuete sees on ka, kes need tervishoiutöötajad on, kas õde, kes tal on ta diplom olemas, on ta registris olemas, need kõik tuleb ära kontrollida selleks, et see teenuse kvaliteet oleks nagu tagatud. Ja siin juba tuleb mainida ka kohe ära, et tervishoiu kvaliteet Eestis on tegelikult väga kõrgel tasemel. Kui me võrdleme seda teiste riikidega, siis meil on nagu väga head teenused. Aga see kvaliteedi vaade nagu peaks saama ka nagu järgmist tasemele, et Terviseameti soov on muutuda tervishoiu kvaliteedi majakaks, selline kvaliteedi pädevuskeskus, et kus me nõustame, kus me tegeleme selle kvaliteedi parendamisega erinevates sektorites, kui kellelgi on küsimusi, siis nad pöörduvad meie poole, meil ei pea olema kõige targemad, helgemad pead, aga meil peab olema see võrgustik, see koostöövõrgustik, et me töötame ühise eesmärgi nimel. Ja seda me vaatame läbi erinevate teenuste. Viimane kõige selline võib-olla asjakohasem teenus või uudne teenus on patsiendiohutus. Patsiendiohutuse seadus või vastuskindlustuse seadus on ju 10 aastat tehtud. 2012 alustati. Erinevad põhjust on edasi lükkunud, aga nüüd ta on siis lõpuks olemas. Ja see ei ole lihtsalt see, et me nüüd on kindlustusandja, kes siis hüvitab nagu inimestele tekitatud kahju. See ei ole lihtsalt see on üks lihtsalt selline sõltumatu vaheorgan, mis nagu võtab ära selle, et ütleme, mina kui keskmine inimene pean PERH-i vastu kohtusse minema. PERH on lihtsalt suur haigla kohtusse minna. See on vahendaja roll, mis võtab ära selle nagu teema. Me saame ausalt rääkida nendest ravivigadest või ohujuhtumitest. Lõppeesmärk on ikkagi see, et meil tekiks ju kultuur Eesti tervishoius selline, et me räägiksime ausalt läbipaistvalt nendest muredest, nendest ohtudest, nende vajakajäämistest või lihtsalt eksimustest. Et ei oleks selline olukord, et arst ei julge tunnistada, õde ei julge tunnistada seda, et ta tegi vea või oleks peaaegu teinud vea ja siis saaks ka hukkamõistu. See töökeskkond tegelikult tekitab seda võimaluse tunnistada, et tõesti, isegi kui tervishoiutöötaja eksib, siis sorry, aga eksimine on inimlik. Ja tänapäeval on minu jaoks, kui rääkida lisaks õppejõutööle, ma juhin ka ühe haigla juhatuse liige olen, kus ka vastutan patsiendi ohutuse ees, siis mina ütlen siis tänapäeval, et minu jaoks on tähtis, et inimene, tervishoiutöötaja mõistaks, et ta eksis. Kõige hullem on see, et kui ta eksib ja ei saagi aru sellest. Ja, ta mõistab ja ta julgeb tunnistada seda, ta eksis, sellepärast, et ta õpib ka sellest väga palju. Uskugi mind, et ka mina olen praktiliselt üle 20 aasta teinud praktilist tööd ja ma ütlen, et need eksimusi oli minu praktikas. Ma ei tea ühtegi tervishoiutöötaja, kes ütleb, et mul ei olnud ühtegi eksimust. Loomulikult välditavat ja vältimatu ja erinevad olid praktikas, aga peamine on see, et ütlen ausalt, et õpid kõige paremini oma vigades. Absoluutselt. Mäletad need elu lõppeni. Ei tee viga, mitte iialgi. Ei. Aga hea ole, Terviseameti roll on siis see, et jah, need andmed tuleb siis koguma hakata ja haiglad ja kõik terviseteenuse osutajad, mitte ainult haiglad, hakkavad need teatud kategooriat lõikes meile edastama ka keskelt. Meie ülesanne on siis sinna sisse vaadata, analüüsida, järeldust teha ja siis vaadata, mida saaks paremaks. Kas on mingi ravijuhendeid vaja täpsustada, kas on mingi töökorraldust vaja parendada, kas on mingi õigusruumi nagu kohendada. Et need on need tulemused, mis võiks tulla, mis oleksid nagu
järgmised sammud selle kvaliteedi tõstmisel. Ma tõesti siiralt usun, et see on nagu järgmine samm Eesti tervishoiu kvaliteedi vaatest, sest kui sa vaatad kõiki muid asju, siis detaile nagu parandada on nagu lihvida on hea, mida me teeme ju kogu aeg, aga see on see puudul lüli olnud. See on üks suur tükk, mis siiamaani on tegelikult meil nagu oleme mingil määral vältinud. Kõik tunnistavad, et see on vajalik, aga kuidagi see pole ära tehtud. No Riigikontrolli aruanne, mis tuli hiljuti eelmine aasta, siis ta tegelikult jagas vastutus 3 asutusse vahel. Said oma portsu Tervisekassa, Terviseamet ja Sotsiaalministeerium. Ja ma usun, et nüüd on koostöös teie asutused nagu mõtlevad läbi seda strateegiat, kuidas sellega minna edasi. Ja kuidas seda tulemuslikult ka rakendada ellu. Sellepärast, et mõned asjad on võimalik tõesti teha linnukese pärast, et on tehtud ja täidetud niinimetatud tervishoiutöötajate pädevused. Et kas need hinnata või mitte. Kuidas need hinnata. Selles mõttes, et see on väga palju teemasid on õhus, et millega tuleb ka tegeleda igapäevaselt ka nii Terviseametile kui Tervisekassas kui Sotsiaalministeerium. Absoluutselt ja korraks mainid ära, et järelevalve kindlasti, et me oleme välja töötanud uue sellise järelevalve ohuprognoosisüsteemi, mis on selline keerukas mõte, et tervishoid ei kujuta nagu ohtu, aga see tuleb nagu ühest seadusest, mis on karistus või kordus nagu. Aga mõte on siis see, et me teeme järelevalvet andmepõhiselt, sihistatult ja eesmärgipäraselt. Et see vastab ühiskonna ootustele, see vastab tervishoiuteenuste osutajate nagu vajadustele ja ootustele. Ja kokkuvõttes me nagu tegeleme teeme selle vähese ressursiga, mis meil järelevalve inspektorid näiteks on, just sellel suunal, mis toob kõige rohkem kasu. Mis ei tähenda seda, et me ei tilguta igale poole seda, et siis lõpuks, kui vaatame tulemustele otsa, siis nagu selline, et nagu kuidas öeldakse, et kui võtab meres kruusitäie vett ja siis seal vaala sees pole, siis järeldadelt ei ole vaala. Et pigem lähme nagu korralikult ja sihistatult ja vaatame sinna sisse ja mitte nagu karistaval viisil, vaid just sellel viisil, et kuidas me paremaks saame, et tekiks usalduslik suhe. Norras näiteks on selline äge järelevalvesüsteem oli, ma ei tea, kas siiamaani on, aga et kus siis järelevalvejuht kolistas kõik suuremad haiglad ja terviseteenuse osutajad läbi, et räägi mulle, mida ma kontrollima sul pean tulema. Et neil oli nii hea usalduslik suhe, et see nagu ütleski, et kus oligi koos võimalik kokku leppida, et mida siis võiks vaadata ja ei tekkinud sellist efekti, et juhtistigi kõik asjad korda seal, et oligi aus. Aga mis meie tervishoius on see asi, mida kõige rohkem oleks vaja kontrollida? Mina ütleks seda, et aluskvaliteediga on nagu päris hea, et aluskvaliteet ongi siis see, kas tervistöötajatel on pädevus, me teame, et on, meil on hea süsteem kõrgkoolidega ja ülikoolidega, kus automaatselt põhimõtteliselt diplomid jookseb meile, me usaldame teie pädevust neid hinnata, sellega ei ole probleem, eks ole. Me näeme kohe ära, need on seotud tegevuslubadega, mis on näiteks haiglal või kiirabil või ükskõik mis teenusosutajal. Ja nad on seal peal, et me näeme ära, kes seal töötavad, mis pädevusena on, nõuded on täidetud, et selline aluskvaliteet kui selline on tegelikult väga-väga hea. Ja nüüd on need samad võib-olla detailküsimused, nagu Aleksei ka sa esile tõid, et ma ei tea, kuidas koolitustunde määrata, kui palju on õige või mis seal sees peab olema. Et kui me tunnid paika, siis mis seal tundide sees on, et kas meeskonnaüritus või ma ei tea, vein ja pintsel koolitus nagu on nagu see, mis teenib eesmärk. Et kui detaili me lähme ja kui palju me usaldame, et see on selline küsimus, et mina ei tahaks nagu näha seda võib-olla, et inspektor läheb nagu nii detaili, et see on ikkagi teenuseosutaja enda või asutuse enda vastutada ka, et kes sul seda töötavad ja kui palju nad panustavad. Ja vahel ongi seda veini ja pintslit ka vaja, eks ole, et pingeid natukene maha võtta. Just, ja kindlasti on nagu mingid valdkonna, mis tõusevad erinevatel aegadel, näiteks praegult on ju või siis selline vale info, vale ravi teema on hästi nagu õhus praegu meedias ja ma olen nõus, et see on nagu selline probleem ja kasvavas tendentsis probleem, aga tegelikult kui me hakkame vaatama nagu tervishoiu vaatest, siis on ikka kaduv väike protsent, kes kaldub kõrvale klassikalist ravitöö praktikast enam-vähem, et ma ei ütleks, et sinna peaks palama meeletud ressurssi. Kas selle teemaga peab tegelema? Jah, peab, aga kas see on see koht, kus nagu kõige suuremat efekti saavutame? Pigem mitte. Ma korra tahan ühte küsimust veel, et sa nimetasid selle pädevuse kontrolli.
ma olen viimasel ajal, no ütleme viimase poole aasta jooksul üsna tihti sattunud seltskonda, kus tõstatub probleem, et oleks vaja tervishoiutöötajaid väljapoolt sisse tuua. Kuidas sina sellele vaatad? Ja see on selline ühtepidi dilemma koht, et ühtepidi meil tervishoiutöötajad on hädasti vaja. Et meil on puudus õdedest, et ise ka parem nagu mina, et meil on tuhandeid puudu ja peale ei tule nii palju, kui juurde vaja on, eks ole. Inimesed vanemaks. Ja palju on vaja juurde? No keegi teavad, see ongi see, et 4000 visata õhku see number. Ma usaldan seda numbrit, aga kindlasti me oleme teinud ristkasutusanalüüsi, me näeme, et see on erinev, Tallinnas on rohkem, eks ole, väiksemaks vähem. Lisaks veel seega, et see ristkasutus ei näita seda, et võib-olla töötab ühes kas 0,15, ka 0,5 on ikka 1,0. Me teeme, et üle tundides kaetakse mingid päris suur arv sadades ametikohtasi. Ja see on nagu kindlasti probleem. Teistpidi meil on praegu vist ainult 1,5% toodud välisi tööjõude sisse tervishoiutöötajate vaatest, mis on Euroopa Liidu keskmiselt mingi 4 korda väiksem enam. Me peame aru saama ka, et Euroopa Liidus on ka Saksamaa või siis Prantsusmaa, kus ongi väga palju võõrsiltunud inimesi. Päris niimoodi võrrelda ei saa. Aga sellest hoolimata, meil on loodud kanal, et Terviseamet tegeleb ka kolmandas riikidest tulijatega ja ka EL-ist, Euroopa Liidust tulijatega, nende pädevuses kontrolliga, ehk siis nad peavad meie registrisse saama selleks, et Eesti tervishoius töötamaks. Ja me teeme seda ja seega nad saavad ka meilt siis neid lubasi ja aktsepte, et meil töötamaks. Küll aga kolmandas riikidest tulijatel on see, et justkui nagu oleme kõik eeldused loonud, et ta saab see tulla, et me saadame praktikale, nad teevad see praktika ära, nad teevad eksami ära, oma riigist oli arst või õde või ükskõik kes, aga ta ei saa seda keelt selgeks. Ja meil on eesti keele nõuded on väga kõrged. Arst peab rääkima C-tasemel, õde vist oli B2 tasemel. Ja kujutame ette, et sul tuleb inimene, kas siis praegu näiteks Ukrainast või ma ei tea, Zambiast näiteks. Eesti keel on üks maailma kõige raskema keele. Ta ei õpi seda ära 4 kuuga. Ta läheb siin aastad aega ja me ei toeta seda keele nõude saavutamist riigina. Mäletan hästi, kui ma biomeedikumis õppisin Tartu Ülikoolis, siis seal all või ees oli posti külles suur plakat, tasuta soome keele kursused. Ma väga kahtlen, et ülikool maksis selle kinni, et see on ikkagi Soome, kes kuidagi mingi Soome ettevõtte, mis leidis selle tee sinna, et pani selle plakat üles. Et võtta meie töötajad sinna ära. Et ma ei taha öelda, et me peame ukse lahti tegema ja massiliselt sisse tooma võõrtööjõudu, aga ma tahan öelda, et me peaksime natuke pingutama rohkem, et vaatama, keda meil tegelikult täpselt see vaja on. Hetkel meil tuleb hästi palju hambarste, tegelikult hambarste puudus meil pole. Meil on puudus õdedest, erakorralise meditsiini arstidest, anestesioloogidest ja nii edasi, psühholoogidest. Psühhiaatritest. Võiksime natuke sihistatama vaatama, kuidas me toetame seda sihtgruppi. Aga sa võtsid väga hea teema. Mõtlesin, et kas võtan kaasa lauale või mitte, aga kuna sa juba hakkasid rääkima, et Terviseametil on üks väljakutse või ülesanne on tervishoiutöötajate registri pidamine, kuhu siis iga tervishoiutöötaja, kes Eestis saab praktiseerida, peab olema registreeritud. Nagu mina üliõpilast küsin, et kes võib Eestis töötada tervishoiu valdkonnas. Diplomiga õde. Diplomiga võib mitte töötada, kui ta ei ole Eesti tervishoiutöötajate registris. Aga siin koha peal meil on registris 16 000 õde ja töötab ainult 9, 8, 700 kuskilt. Kus need 6000 õde on? Oskad sa öelda mulle? Ma tahan isegi teada. Meil varsti laseme avalikuks ka valmibki selline suurem ülevaade. Me oleme väiksema lõike teinud sellest ja avalikuks teinud eelmine aasta siis arstidest näiteks. Selle aasta me toome siis arstid, õed ja teised tervisespetsialistid ka sinna juurde. Et sellise andmeanalüüsi, kus me toome mingid järeldused ka juurde, kus me püüamegi seda aru saada. Et me teame, et Terviseameti registris on tervisetöötaja nii kaua, kui ära sureb. Siis surmaregistris koos rahvastikuregistri tuleb märge ja see võetakse automaatselt maha. Kuni selle ajani ta on seal registris sees. Ja keegi õigus niisama ära ei võtta inimesele, et ta võiks töötada mingi eani näiteks. Ta võib pensionile minna, siis tuleb pensionid välja ja uuesti töötama minna. Ja see on see pädevuse küsimus ka. Kui ta on 20 aastat eemal olla, siis justkui ta võiks homme tulla tööle ja täiesti täisväärtuslik õena.
No tervishoiuteenuse osutaja nagu otsustab, kas ta võtab ta tööle või mitte. See on asutuse enda otsustada. Aga ka meil on tegelikult probleem, et jah, me saame järeldada, et näiteks teatud vanusest alates on inimesed eakad ja need enam ei tööta, siis nad on pensionil. Või siis ta näiteks töötab mingil muul alal, aga kus ta täpselt töötab, seda me ei oska nagu öelda, et me oskame järeldust teha. Probleem seisneb nagu, see on suurem Eesti riigis, see probleem on see, et meil on kõik Eesti andmed on põhimõtteliselt digitaalsed, meil on meeletu palju andmeid, aga me ei oska neid ristkasutada, et need on silodes, meil on andmekaitse väga-väga tugev, need andmed omavahel rääkima panna näiteks töötajate registriga, mida me oleme nüüd lõpuks saavutanud, see on nagu meeletu kadalipp, et see on Eesti riigi tervikprobleem tegelikult erinevates valdkondades, et näiteks ma ei tea, me ei saa... me just rääkime sellest, et kuidas vähendada bürokraatia, kuidas vähendada kõik need tegelikult selleks, et langetada õiged otsused, meil on vaja andmete baasil ja me saame edasi minna tunduvalt kiiremini lahenduseni. Selle asemel, et hoida andmed kinni ja aastaid pidada läbirääkimised, et kuidas me saaks need andmed omavahel suhtlema panna. Te olete ise teete ka siin teadustöid, et ja andmeanalüüsi tehakse ka, et teate ise ka, kui keeruline on tegelikult on andmeid saada nagu kätte, et viia nagu teadustööd läbi, et sama on tegelikult riigis, et need andmed, ühtepidi on see õige, need andmed kuuluvad inimesele ja see, kes see andmeregistripidaja on, ei tohi seda kergekäeliselt kuidagi jagada, need ei kuulu riigile, kuuluvad sulle, mulle, teile. Aga päeva lõpuks ongi see nagu kaalu koht, et kui tegelikult Terviseametil või ükskõik kellel teisel asutusel on vaja ülesande nagu ellu viia, et aru saada, et kus need on 6000 või 8000 õde, mida teevad, siis tegelikult meil on ju vaja need andmed kuidagi nagu panna rääkima. Köömes on ju see, mis praegu on projektiga, Sotsiaalministeeriumi projekt õed tagasi tervishoidu, et sealt tuleb tegelikult Köömes. Me Tartu kooliga siin oleme nüüd iga-aastaselt seda teinud ja toimetanud, maksimum siin kumbagile koolile 15 30 vist ei olegi ühelgi aastal niimoodi korraga kokku tulnud, et see on pisuke aitamaks seda. Aga need on need, kes ei ole registris. Ütleme, nende hulgas on ka neid, kes on siis eemal olnud kuskil, aga ikkagi jah, et kadunuid on veel palju. Aga selle nimel me igatahes pingutame praegu, et see päriselt aru saada, kus nad on ja siis, kui me aru saame, kus nad siis on või kus nad töötavad, teevad, siis on võimalik hakata juba gruppide kaudu sihistada, et kuidas nendele läheneda, kuidas me tagasi meelitame siia. Et see on nagu teema, millega pole nagu päris süvitsi nagu tehtud või tegeletud, nüüd me siis teeme. Nii, aga küsiks sinu käes võib-olla kui tervishoiujuhi käes, et õdede roll Eesti tervishoius, kuidas sina hindad? See on mul lemmik teema, et nagu ma ütlesin, et erinevad haridused on peale tulnud nii rahvatervis kui siis infotehnoloogia viimati, et kõik on tänapäeval IT-ga seotud, ühtegi seadust ei ole võib muuta, et ilma see infosüsteemi muudad, aga õde ja õendus on mu nurgakiviks, et ma ikkagi tunnen, et see on väga südamelähedane. See öeldud, tuleviku õde peaks olema kindlasti suurema vastutuse kandja kui täna nad on. Et miks ma seda arvan, näitab meil juba praktika. Kiirabi, kus ma ise töötasin, on ju hea näide, et 2 nädalast tagasi või isegi vähem oli 80% kiirabi brigaadijuhtidest olid arstid ja siis need mõned tublid välja valitud olid siis õed. Nüüd on see ju pea peal pööratud. Rohkem kui 80% brigaadijuhtidest on õed ja kas läks midagi halvasti? Ma olen lugenud neid protokolle lugisi, kus kõik kartsid, et oi, hospitaliseerimine kasvab, meeletus koguses ravivigade arv kasvab, nii edasi. Ja see hirm tegelikult ei osutunud tõeks. Ja hillutine uuring ka, mis Tervisekassa poolt läbi viidi, uuriti siis 300 000, ligi 300 000 väljakutset kiirabi vaatest ja võrreldi siis ka muu hulgas seda, et kas siis oli hospitaliseerimine siis nagu erisus, ei olnud. Et mingi kadu väike protsent oli vist, et arstid hospitaliseeris vähem, aga kui vaatavati 3 päeva lõikes, siis sama patsient ikkagi jõudis teie haiglasse. Et see mõte on see, et seal ei ole nagu vahet, et õde teeb sama head tööd kiirabi etapil, kui teeb arst. Jah, ta ei tohi teatud protseduuri teha, intubeerimine või midagi taolist, aga tegelikult neid kutse, kus siis arsti nagu toetusbrigaad kutsutakse välja, ei ole nagu nii suures mahus. Enamuse teeb ikkagi nagu õde ära.
see on hea näide sellest, et tegelikult kui anda vastutus, kui anda lisaväljaõpet, siis õde saab väga hästi hakkama. Peremeditsiin täpselt samamoodi, et tänapäeval kuulen nagu natukene nagu kurtmisena, et ma ei pääsegi arsti juurde, ainult õe juurde. Mul mingid, aga abi said või? No jah, sain, aga siis on kõik hästi ju. Et õde lahendab kõik need mured ära, mis tegelikult arsti peaks nagu üldse süübima, aga väga palju võib-olla vaatab need ravilood üle, aga tema saab tegeleda keeruliste patsientidega. Ja nüüd siis hiljutise muudatusena ka haiglate EMO-des. Et EMO-s saab eriõde teostada iseseisvat vastuvõttu madalamate triaaži kategooriatega, mis ongi ju ainuõige lahendus. Et sinised rohelised patsiendid, kes tulevad, mis iganes probleemidega, nende jaoks võib seal katastroof olla, aga tervishoius, ma olen ise ka rääkinud erakorralise meditsiini arstidega, et tuled sealt mingi polütrauma teemast 2-3 tundi, võitled inimese elu poolt ja siis tuled sealt ära, lähed sinna walk-in patsientide juurde ja siis siin sõimatakse nägu täis, et ma ootasin 4 tundi, eks ole. Et kas see on see ressursi kasutamise õige otsustada? Ei ole. Et tuleviku õde kindlasti, talle peab rohkem rolli andma, rohkem vastutust andma, sest ta kannab selle välja. See on kindlasti edasiviib jõud tervishoiu murede lahendamises, et näiteks meil arstkond on vananeb meil ja paraku õdesid neist rohkem ka. Aga selge on see, et see õde, kes oli 20-30 aastat tagasi ja tänane õde on hoopis teine loom nii-öelda. Mis on oluline ära mainida ka on see, et me räägime kogu aeg, see, et õdedele antakse rohkem rolli, et see on nagu rohkem juba nagu positiivse kõlapinda saanud, ka mitte nüüd terviseametis, aga tervisesektoris tervikuna. Selles nagu ei kahelda. Mis minu arust on nagu natukene tagaplaanile jäänud, on see, et me ei räägi, mis ülesanded õelt ära võtta. Et kuidagi nagu pannakse kogu aeg juurde asju, et anname väga hea, aga me ei võta ära. Et ikka jälle kuulen kuidas õed teevad asju, mida suudaks täiesti tavaline admin-töötaja teha. Olgu see graafikute tegemine osakonnas, mida teeb õendusjuht, nagu ma ei tea, miks ta seda teeb. Ta peaks arendama meeskonna vaimu, kvaliteeti, kõike selline juurde kuuleb, patsiendi ohutust juurutama, aga tegeleb graafikute tegemisega või siis kaupade toomisega. Hankete kokku kirjutamisega. Mis iganes, mööbli tellimisega. Ühesõnaga, kõikide nende asjadega, millega tegelikult saab mingi admin-töötaja, mitte tervishoiutöötaja tegeleda. Ta ei pea isegi olema mingi tervise taustaga. Peab aru saama, mis vaja teha, ülesanne selgelt ja teeb seda. Ma olen mitmel õppevisiidil käin ka eri riikides, Hispaanias hiljuti käisime peremeditsiini vaatamas ja näiteks seal on nagu iga arsti kohta on sul üks õde ja üks admin-töötaja. 10 arsti on majas, sul on 10 admin-töötajat ja tegeleb nendega. Õde saab tegeleda õendustoimingutega, arst saab tegeleda arstitööga ja admin teeb kõik muu ära. Kliiniline assistent Ameerikas on väga levinud, et kellel on teatud pädevused kokku lepitud, mida ta saab teha arsti heaks. Taab ka eeluurida patsiendi, teatud parameetrid paneb kirja kõik, et küsimustikud aitab täita ja tänapäeval tegelikult me ei tohi unustada, et see AI tehnoloogia areneb selliselt, et mina tegelikult täna isegi juba kardan ennustada, mis saab aasta pärast ja 3 aasta pärast. Et ma isegi ei kujuta ette, mis saab olema. Seepärast, et just. Et tänapäeval on see väga võtnud suurt rolli, mitte ainult maailmas, erinevates valdkondades, ka tervishoius. No jaa, aga eks me oleme natukene võib-olla ikka juba liikumas ka sinna, et neid rolle niimoodi ümber jagada, et ka õdede poolt ära, et flebotomistid, mida me siin oleme juba õpetanud ja need samad tervishoiusekretärid, et see ei ole küll nii valdav teema veel tervishoiuasutustes, aga otsa on lahti tehtud. Ma olen nõus, me liigume õiges suunas, see on nagu väga positiivne. Aga nagu me enne rääkisime, otsused on edasiviivad jõud. Et me nagu natukene nagu kuidagi oleme ära ootval seisukohal. Tegelikult tõendusmaterjali piisab käes, selle võiks teha nagu karmi otsuse, nii on, võtame selge sihi ja siis hakkame seda astuma ka. Et mis ma tahan öelda seda, et meil on tegelikult need inimesi, kes tahavad võtta vastu, kes tahavad ka õenduses nagu karjääris nagu mingi sammu edas teha või lihtsalt teha nagu rohkem, mida need on õpetatud siin koolis. Neil on antud väga suured teadmised, nad on töö juures selle juurde saanud ja nendele tublimatele, kes ise tahavad ka pingutada, panustada, neile peaks selle tee lahti tegema, sest et see aitab tervishoidu edasi. See aitab kokku hoida mitte ainult raha,
vaid ka tegelikult lihtsalt see, et inimesed ei põleks läbi, nad suudaksid nagu empaatiliselt oma tööd teha, hoolega, raviviguasi vähendada läbi selle ja mõelda nagu kaugemale ette kui lihtsalt see, et mis on järgmine patsient või järgmine valve, et see annaks nagu ikka seda kõike jõud juurde, mitte ainult faktide vaatest, aga sellise pehme jõu vaatest enam-vähem. Võidaks ju patsient. No võidaks patsient kokkuvõttes jah, ja ma arvan, et see on nagu lõpuks ikka inimkeskne, et inimene saab seda teenust sellelt inimest, mida ta vaja on, eks ole, mitte seda, mida ta tahab. Et see on ka see alatine küsimus. Inimene peab saama teenust, mida ta tahab või mida ta vajab. Et ma arvan, me oleme seal kohas, et mida ta vajab, on see õige lähenemine. Ragnar, et mis on sinu väljakutse järgmiseks 8 aastaks? Ma tean, mis mu väljakutsed, ma tean, mis mu teekond on. Mul on see, et ma teen iga aasta ja mul on 5-aastane plaan, 5-aastaga plaan. Iga aasta kohta on ka mingid eesmärgid ülesanded, et ma lähen selles mõttes süstemaatiliselt. Kui juhtub midagi ette, elu teeb oma korrektuurid, nii nagu Terviseametisse minek. Aga mul on üsna nagu selge ootused ise endale, et mida ma teha tahan, aga ma arvan, ma siin ei hakka nüüd avama veel. Et mul on mõned suured projektid, mis 26 aastal peavad lõppema ja siis, kui neil läbi saavad, siis ma vaatan edasi. Ma olen selleks hetkeks juba olnud, hetkel ma olen 7 aastat olnud Sotsiaalministeeriumi haldusalas, et siis saab juba mingi 8-9 täis. Kas me võime oodata esimest tõde sotsiaalministrit? Poliitikasse ma ei lähe. Poliitikasse ma ei lähe. See on kindel mõte selles mõttes, et poliitikasse pead oma väärtusi vahepeal müüma ja mina ei müü oma väärtusi. Kui sunnitakse väärtusi müüma, siis ma astun välja. Et nii lihtne on. Et ma olen alati öelnud pool naljatades, et ma lähen hea meelega alati tagasi 9. Sest et seal on alati tööd, seal on alati toredad inimesed ja seal ma saan teha tähendusrikast tegevusi. Mina sama alati ütlen oma kolleegidele, et mina tööd ei karda, et kui on vaja, võite kutsuda mind ja ma tulen appi alati. Aga aitäh, Ragnar, et tulid meile külla ja jagasid oma mõtted. Täna siis vestlus andis mitmeid tugevat vaated nii sellele, kus me oleme täna ja sellele, kuhu peaksime liikuma. Ja head kuulajad, olgu te siis kogenud tervishoiutöötajad, värsked tudengid või alles otsustamas, kas siseneda tervishoiu valdkonna või süsteemile, siis kindlasti mõelge, et on Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, millel on uksed lahti ja alati olete oodatud siia. Ja järgmisel korral ootab teid uus külaline, uued teemad ja seniks jääge terveks, olge uudishimulikud ja hoidke silmad lahti võimalusel. Kohtumine saates õendus nähtavaks. Aitäh! Aitäh! Selline oli tänane saade. Saadet juhtisid Kristi Puusepp, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendusõpetuse juhataja ja Aleksei Kaidajenko, Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige ja õendusjuht ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lektor. Õendus nähtavaks podcasti leiate kõikidest podcasti kohtadest ja ttk.ee kodulehelt. Kohtume teiega järgmises saates.